No tere! Kuna terve Eesti on hakanud nüüd neid Hispaania teotikude lõksusid meisterdama, siis me tegime ka. See on nüüd versioon 3. Et see ei ole optimeeritud selle tootmise kiirusele. Pigem on see lihtsalt selline disain, mis mulle endale meeldib. Et see idee on täpselt sama, mis paljudel teistel, sealhulgas sellel Henrik DIY'l. Et siin on 2 sellist sektsiooni, sisemine sektsioon. Siin käib nii-öelda see peibutis, et siis suhkru ja kuivpärmi segu 1:1 umbes natuke siia sisse, et see hakkab õhuniiskuse tõttu natuke veel käärima. Nendest väikestest aukudest peaks siis see lõhn välja tulema ja meelitame teod kohale. Ja siis siin käib ümberringi, on siin sees siis Ferromax või see sinine pulber, mida nad söövad. Ja siis töötabki niimoodi, et lõhnab, teod tulevad siit sisse, teevad söövad hoopis seda sinist asja, kõhu täis, lähevad koju, jäävad magama ja siis rohkem ei tule. Aga siin on meil siis üks eripära on see, et kui natukene vihma sisse sajab, siis vesi läheb siit alla, et need graanulid minu arust väga kiiresti ei lahustu. Ja siis eripära on nüüd sellel disainil see, et see gaas on peale keeratav. Et siis siit saab ka niisuguse naela või krubi läbi panna, kui tahad, või mingi piigi, kui tahad maa külge kinni panna, kui aias on siilid või mingid loomi käib palju, kes seda nagu ümber ajavad. Aga kui see on niimoodi siin peal, siis ütleme nii, et võib-olla keegi selle ümber võib ajada, aga siia nagu sisse ligi ei saa. Et näitame siis, kuidas täitmine käib. Meil on siin kuivpärm. Tuli välja, et kodus on olemas, see on niisugune värske. 2023 oli säilivustähtaeg, aga siis sobib väga hästi siia. No, siia lõksu. Et kallame siia keskmisse natukene seda pärmi. Ja siis paneme lusikid ja suhkrut peale. Segame lusika tagumise otsad ära. Aga see mürgine ei ole. Nii. Ja nüüd ma lähen toon seda sinist asja. Söögiasjad siit eemale. Et me alguses esimesed prototüübid olid sellised, kus seda peibutise osa ei olnud. Ja töötas küll, nad tulid ikka sööma seda. Et seda muidu me loopisime niisama mööda muru laiali. Aga lihtsalt tundus, et see pesasse panemine, lõksu panemine on natukene efektiivsem, kuna me teame, et meil teod tulevad sealt nagu piiri tagant. Siis me panemegi neid siia, neid lõksusid siia järjest, et meil on siin selle maa peale on 1, siin on 2, siin on üks vanem versioon on näha. Et siin on veel natukene neil süüa järgi. Ja see on niisugune, mis käib natukene mingi tokiga maa küljes kinni ka, aga tuligi välja, et seda tegelikult vaja ei ole. Aga paneme selle siis siia kuskile järgmisse kohta natuke eemale. Siin kuskil on. Eks kõige raskem osa ongi vist nende järjepidamine, kuhu nad paigutatud on. Aga meil need teod siit tulevad ja aga selle koha peal on nagu
väga mõnus neid nagu näha, et muidu tõesti kaovad ära, eriti kui nad oleksid veel rohelised. Ja siis tundub umbes nii, et meil nad siin umbes nädalaga söövad need tühjaks, et me tegime enne seda muru peale külvamise tüüpi tõrjet ka, nii et neid jäi nagu niigi vähemaks enne seda juba, aga nüüd see süsteem just hoiab selle pealetungi natuke paremini kontrolli all. Et mõni üksik vahest on, aga me paneme siis neid lõksusid siia natuke veel juurde. Ja et see disain on nii-öelda open source, igaüks võib seda alla laadida, muuta, kasutada, kas või müüa, et laski hea maitsta.